Tšauki sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Aitäh, et siin taas kord olete. Mul on teile täna varuks eriti lahe video ja selleks on mulle külla tulnud minu eriline sõber, kelle nimeks on Superi kõnekaardi loosiratas. Hetkel ma tean tema kohta vaid mõnda üksikut fakti. Ma tean seda, et Superi kõnekaart on väga odav kõnekaart, millega sa saad tundide viisi telefonidel lobiseda ja 4G internetis surfata. Samuti tean ma seda, et sellel loosirattal on üks väga julge plaan esitada mulle mingi challenge ja vaadata, kas ma sellega hakkama saan. Ma arvan, et paneme siis selle loosiratta proovile ja vaatame, mis challenge'i ta mulle esitada soovib. Nagu te näete, soovib ta mulle esitada sellise challenge'i nagu superpannikad. Superpannikad. Äkki see on nagu midagi selle pannkoogi kunsti moodi või? Ma arvan, et kui superpannikad, siis teeme pannkoogi kunsti. Kõigepealt tuleb meil siis valmis teha selline üsna paks pannkoogi segu, et oleks hea sellised väiksed pannkooke teha. Selleks klopime siis lahti kõigepealt 2 muna. Ja lahti klopitud munadele lisame 3 teelusikat küpsetuspulbrit. Küpsetuspulbri ja munade segu tekitab sellise pilve moodi koheva vahu, mis aitab pannkookidel panni peal kerkida. Peale seda lisame 170 grammi jahu ja 100 grammi suhkurt. Segame kõik omavahel kokku ja lisame 240 ml piima. Nüüd tuleb edasi aga pannkoogitaigen panna järgmisesse anumasse, millest me saaksime hakata mustreid joonistama. Selleks võib kasutada näiteks ka ketšupi pudelit. Alustuseks mõtlesin siis teha midagi lihtsamat, näiteks YouTube play buttonit. Kõigepealt joonistasin sisekolmnurga, lasin tal natuke olla ja täitsin ülejäänud osa ära. Hoidsin umbes 40 sekundit panni peal ja pann oli liiga jahe. Esimene katse läks meil täiesti aia taha. Teise katsena otsustasin võtta ette juba midagi raskemat, kuigi esimene katse läks aia taha. Kas te saate aru, mis see võib olla? 2 südant, naeru suu. Ja loomulikult on see südame silmadega emoji. Kõigepealt tegin siis silmad, suu, tegin ringi ümber, lasin tal natuke küpseda. Ja täitsin seest ära. Hoidsin umbes 30 sekundit, sest te näete, et ta juba mullitab nii hullult sealt alt. Ja tulemuseks ja kuidagi ääretult ebaühtlane sai. Kuigi eelmised 2 katset pisut ebaõnnestusid, on viimane katse teistest palju raskem ja selleks teeme Superi logo. Et aga Superi logo peal on kirjas super, tuleb need tähed ju tagurpidi kirjutada, sest muidu nad peegelpildis ei tule välja. Kõigepealt kirjutangi siis tagurpidi tähed, joonistan taevatähekese sinna ümber ja taidan seest ära, et kontrast oleks pisut suurem. Ootan küpsemist jälle circa 30-40 sekundit. Pöörame ümber ja tulemus on tada! Vaat selline saigi siis minu Superi pannikate väljakutse. Suurim tänu sulle, Superi loosiratas, et sa sellise laheda ülesande ette mind panid. Järgmisena võtab Superi challenge'ite sarja üle Sandra Tammur. Tänaseks aga minu poolt kõik. Aitäh, et vaatasite. Ärge unustage ikka pöidlad püsti vajutada. Tšekkige kindlasti täpsemalt järgi, mis asi see Superi kõnekaart on. Ja näeme juba jälle järgmine nädal uues videos. Tšau!